ahah. Oi, ja selline triloov ka veel. Ehk siis see on... Mõni on lihtsalt hea. Mõni on lihtsalt parem kui teine. Sikka värvis. Mul on, ma olen nii palju vaeva näinud, et mul oleks värvi koordineeritud asi. Okay. Tšau! Mina olen Olaf. Siin on meil Kull ja Anneli. Teeme täna hästi lihtsa asja. Teeme challenge'i. 5 raja challenge. Ja reeglid on sellised, et tohid kasutada igat ketast ainult ühe korra. Ja kui sa oled selle ketta ära kasutanud, siis nii-öelda põletame selle ketta ära, ehk siis paneme oma kasti. Meil on üks kast selle jaoks. Põletamise kast. Innova 7 on kasti nimi. Ja kui sinna oled ketta ära pand, siis seda enam uuesti kasutada ei tohi. Mis reeglid meil veel olid? Ja üks asi oli veel, et kui sa viskad ketta OB-sse või siis selle karistuseks mitte ei saa +1, +1 saad niikuinii skoorile, aga saad ka, võetakse sul üks ketas veel lisaks kotist ära. Aga siis tiimiliikmed või ühesõnaga meie armsad tiimiliikmed siis valivad, mida kotist võib ära võtta ilmselt. Jah. Ehk siis see lõpeb sellega, et tõenäoliselt hakatakse driveriga puttima. Palju sul kettad on, Kull? 20 ja 1 lisaks. Minul on 24. Minul on 23 ketast. Ma olen juba kaotanud. Juba olen kaotanud 2 viskega. Valgeri esimene rada. Paljud teavad. Siin ta on. Vaatame, kuidas meil läheb. Ma võtan G-Line ST. Ma lähen nagu kindla peale, et midariga ma ei tea, mis teen. Et proovime siis. Loodame, et OB-sse läheb. See oli üsna halb vise, aga vähemalt meil on esimest puus. Leopard 3. Leopard 3. Hästi õrnalt. Väike proovime driverid visata igal pool kõigepealt, siis pärast saab äkki keskmaadega hakkama. Loodame, et läheb OB-sse ikkagi. Ta vist koolis. No, see näeb juba nagu topsironni moodi välja. Näeb, ma sõnasin ära. Putil. Fairwayl. Minul on võimalus esimesse puusse visata oma ülestabiilse, alastabiilse Mako 3-ga. Idee poolest väiksest tüssist välja, sirgu, korvi poole minema ja võiks olla mingi meetri 2 peal. Ja, see sama puu. Peaaegu. Peaaegu. Ma arvan, et ma seda teist FT-d vist ei kasuta siin kuskil vähe, et ma proovin sellega läheneda, sest ma ei taha oma puttereid ära kasutada. Aga väga hea, nüüd ma saan driveriga sisse ka lasta, nii et... 3 käes. Jah? Minu teise viske valikuks on Roadrunner ja mitte sellepärast, et ma seda mitte kuskil ei kasutaks, ta on üks põhikettaid mul, aga noh, kui ma sellise kollase joone olen juba võtnud, siis jääb Roadrunner. Noh, ei jõudnud väga kaugele. Väga kaugele ei jõudnud, aga jätkame siis selle liiniga, et see värv toob. Aviar 3 XT plastikust. Pole viga. See värv toidab. Nüüd on vist mina olen siin. Nii, võtame filmimise üle. Olaf. Ma lähen Casey Pro Aviariga. Jah, põhimõtteliselt on 2 meetri peal. Saada 2, nagu mul on vaja 2 vaja saada. 2 meetri peal ja üritab 2 saada. Ja ongi. Hästi! Uue ketta toome endale nüüd. Ja Olaf läheb uue ketta järgi. Minu ketas. Mina seda ülikanget PD2 ilmselt ei kasuta. Ülikange PD2 läks 0 ja Olaf läks ketast otsima. Seda pöördid võtta. TX Freight, kõige parem. TX Freight läheb ka midagi sellist, mida väga tihti ei kasuta. Hästi. Me kõik Kus ma saime mööda parri. panin sellena? Ja kõik on parrid. Teine rada, 90. Nii, ma olen 2 ketta vahel, et kas minna Enigmaga või CD-ga. See tuul on ka siuke imelik. No, mõtle, mida sa enam visata ei taha. Ma arvan, et ma lähen CD-d. Vaatan, mida see siis.
hästi küll. Olavi kord. Olavil on siin raske otsus. Erinevaid kettaid on palju. Thunderbirdi näitab. Thunderbird. Bowling on Thunderbird. Ees kätte. Ahah, siin on mõtted eest käe peal. Okei, lähen taguriga. 90 meetrit. Taguriga. Täitsa riitsitav sellele noormehele. Heades tuulteoludes. Nii. Ja minu valikuks siis on Sextoni Firebird, mille peab nagu mänguauto niimoodi käima tõmbama algul. Siis ta peaks minema selle korvi alla. Lähed esuriga, ma eeldan? Ei, taguriga. Ai. Ja sinna enam-vähem selle auto kabiini peal on vaja visata Heiseris ja siis ta on täitsa kohal. Tundub nagu pro-mäng. Tundub nagu plaan. Mõtlesin, et sul on lähemal. Mul ongi lähemal. Ma olen siis esimene, ma olen kõige kaugemal. Okay. T-Bird 3. T-Bird 3 on siis selleks putteriks, millega heitma minnakse. Ja siit loodame parimat, aga oleme alati valmis hullemaks. Ma putin oma drive'imislingiga. Drive'imislink. Jah, et need puttereid võiks nagu jätkuda praegu. Ehk siis Annelil puttereid on palju. Ja see läks korvist, jäi sellise 4-5 meetri peale. Esimene rada suutsime sellist kollast liini hoida, siis nüüd hoiame Sextoni liini ja võtame selle hästi kanget Destroyeri. Et see peaks olema selline Destroyer putter. Selline. Pöördi käes. Nii. Ma tegin omale mõnusa karuteen, et ma pean vastu puttima, siis ma võtan oma Glow MD5. Proovime nüüd hakkama saada sellega. Hästi. Mul on vaja ka midagi veel ohverdada. Olav ohverdab endal. Võta põhiputter näiteks, see on nagu hea soovitus kindlasti. Nii, nüüd siis lähevad siia. Ma seda ei viska. Mako 3. Mako 3. No muidugi sellega on nagu, miks ma teen seda? Okei, näete ära. Hästi. Mako 3 püüdis ja skoorid on meil sellised, et Anneli on parri peal, Olav on parri peal ja üks mees on pöördiga. 2 rada on mängitud, kast on pooleldi täis, ehk siis tegelikult ei ole palju jäänud, 3 rada on veel jäänud ja praegu ma tunnen ennast valge Pauli Destroyer. Ohverdad selle? Ohverdan siin ära, sest et rohkem oota. Nüüd tõmbas errorisse korraks. Mul on ju ära visatud ka juba see ketas. Ja küll, ma ohverdan ikkagi valge, järve valge Destroyer. Oli väga hea joone peal. Ma lähen Eco TD3-ga. Eco TD3-ga. Vaatame lihtsalt. Vahemärkusena siis see, et ainukesed, mis Eestis on Anneli käes kõik. Ja ega ta meil lasi ainult neid kaugelt vaadata. Vaatame. Tundub nagu ketas. Lapsti. No, safe. Pana korvi all. Mida muud ma oskan tahta? Ise stämbitud. Väga palju tessu. Ise stämbitud tessu. Peaks lendama oluliselt paremini kui võõraste poolt stämbitud. Jah. Seda võiks visata ka paremini kui mina üldjuhul. See võib pahandus olla. Tõenäoliselt OBS ei ole, aga suure tõenäosusega on põsa vahel seal. Positsioon on võrdlemisi selline ebameeldiv. Paret ei saa väga visata, backerit saab. Aga mis mul selle jaoks on? Hoiame seda liini ja võtame jälle valge ketta. Ehk siis võtame Star Räti. Oi, kui kõvasti. Tule alla. Ringi sees või? Mingi putt on. Me näeme seda, et praegu on meil võimalus kasutada seda.
Ja sa seal nüüd niimoodi käid üksinda? Keegi ei armasta sind. Ma ei kasuta seda MD4 väga purega, et... No ma arvan, et see äkki nüüd ongi, jah? Sees. Ei ole. Oleks ka veits nüüd pikale. Veits pikale, jah? Kindel 8. Otsime Olafit. Ja kas Olaf on OB-s üldse? Ei! Napilt sahves. Ütleme ketta jagu sahvet. Mingid trellid on. Olaf võttis, mis putter on? Tiger Warrior. Tiger Warrior hakkab siit nüüd läbi võitlema. Trellid on siin. Ja väga kaunis lähenemine. Väga kaunis. Et paneb siia, ei pane kotti, paneb siia kasti ilusti ja... Ai, kast ära. Te olete mõlemad olete kõrvuti. Me oleme... Läks nii kaugele. Kerge. Siin hakkab nüüd kettaid minema. Ei pidanudki putterit kasutama. Väga rõõmus see ei olnud mul. Tuli. Aviar 3. Nagu veits loodan, et sa viskad mööda. Ma arvan, et sa tundsid pinget praegu. Aga Olaf on lihtsalt ära parkinud. Millega sa siis sisse tõstad? Tessuga ikka. Tessuga? Ikka tessuga. Arvad, et ei lähe rohkem vaja sul neid? No, ma avastasin, et mul on mingi 8 tessuga. Ma võin neid järjest. Pöörni läheb lahja FD. Sellega siis lõpetame. Nii. Paneme juurde. Peab hakkama risti peale panema. Paneme juurde kaupa. Varsti hakkavad ka juba kettad ise siin püsti seisma. Kuidas meil skoorid on? Mul on parr. Me oleme kõik vist nullis. Kõigil nullis, jah? Kus ma oma koti panin? See on päris hea. Natuke kannatada saanud siin, kõige vihane on. Siin on. Jah, ja me ei jätnud praegu ühtegi rada vahele. See on järgmine rada. Ma tunnen ennast kõige kindlamalt. Ma võtan ühe mingi tessu siit. Kas meist 3-st kõige kindlamalt sa tunned ennast? Jaa, selle... Sa tunned oma ketastega kõige kindlamalt? Kõige ketastega? Ega meil vahet ei ole vist, kes Olafi heita. Teeme nii, et Olaf paneb esimesena OB-sse ja siis vaatame, mis edasi saab. Invictus ehk siis in OB-s. Ei ole. Ma loodan. Tegile. See on selline ülimalt safe play ehk siis mees tegelikult ei läinudki väga viskama. Võib-olla küll. Mina viskan oma TDX-i siin. Ma nagu vist ei julge väga palju sinna paremale teda õrritada, et ta võib lüpata, aga ma arvan endiselt, et ta on parim ketas siin viskamiseks. OB on väga okei. Ma ei ole selle nagu väga ammu pihta saanud. Kuna minul on ikkagi kindel plaan võita täna, siis ma lähen ikkagi viskama. Idee oleks saada siis sinna, mis see nurgapuu seal on, et sellest natukene edasi või selle juurde, et seal ma oleks juba rahul. Ehk siis OB. Mingit riski ei ole. OB, noh. Oi, kui madal. Aga see ei ole OB. Libisesid ka vist. Jalg natuke lipsus ära, aga see ei ole vabandus. Oi. No lähme. Mida arvate, poisid, sellisest kohast? Väga hea. Teile see sobib? Kettakadu on selle... Kull jääb isegi kükitama, et alt läbi kõndida. Jälle. Ja. Et selline roller vastu palki, see oleks nagu plaan. Või siis äkki on mingi väljaastega fore. Ja, vastu palki, see oleks nagu plaan. Nüüd selle hea mõnusa alaka fiiveriga. Palavikuga. Jaa. Praegu väga teemas. Väike palavik. Väike palavik ei tee paha. Vaatame, mis tuleb siit, et mul on õrna aimugi, mida ma tegema pean, aga noh, vaatame. Aga ei läinud OB-sse. Võite mind vabalt ennustajaks kutsuda. Ei läinud OB-sse. Plaan on selline, et siin on väike võimalus rolleriga veel pöördit püüda. Muidugi mine. Ma nüüd mängin targalt.
Ei. Tegelikult kui ma eelmise viske mängisin targalt, ma lihtsalt rääkisin, et ma teen mingeid asju. Kasutame ära CD3 ja oleks vaja sealt kuusest natukene mööda saada. Miks nii safe'i vaja mängida on? Täpselt nagu tahtsin kuusest natukene mööda, aga... Ka vedas ka veits ikka. Kus ma üldse... Mando on siin ju. Ei, Mando. No seal on. Oleme siis jõudnud Olafi teise viskeni. Kettaks on... Mul on mingi asja seal. Jah. Sinna poole ühe sõnaga. Sinna. Loodame, et aga rada päris täpselt ei tea. Aga no ütleme niimoodi, et nuusutab seda OB-joont seal päris hästi. Et siin võib juhtuda veel kõike. Ma ei tea, kui hea skipida muidugi siin nagu ülesmäkke saab, aga ma siin väga muud valikust ei olegi vist. Oller! Ma lihtsalt proovin siin midagi teha. No, see toimis okei. Ja see ketas, mida ma visata tahan, see on kastis, aga väga midagi jah, siin priisatna ei ole, et tuleb vist, et ei tahaks putterit kasutada, aga midagi teha ei ole. Aviar X3 ja proovime sirgelt korvi peale, mis tundub praegu selline nagu plaan. Võib öelda, et ideaalne sooritus. Liiga okei vise oli kahjuks. Meile see ei sobi. Ma üritan sellest olukorrast praegu poogiga nüüd välja tulla. Siin kotis nüüd jäänud on mul tegelikult on 3 putterit ja siis äkki ma peaksin mingi midariga siis minema, sest noh, ma võtan metoodika. Vaatame, kui saan kohale või mitte. See sobib ka. See natuke see ripega ka. Joo, best, me ikka natuke pidime ütleme nii, et me panustame viimase korvi peale. Kui siit rannima ei lähe, Teil on eeskätt ka vaja veel kuskil või? kui siit rannima, me ei saa seda rääkida praegu, mida meil vaja on. Aga nii, Olav läheb rannima. Pro Destroyer. Jah, kuulake, siin on targad sõnad, seda oleks pidanud ainult kõvemini ütlema. Kui kulli soovid seal? Jah. Ja rolli ei tulnud paraku. Selline võrdlemisi, vaatame kohe, hiilime ligi. Noh, ütleme nii, et võrreldes minu kotiga on see ikkagi veel täis. Üks asi ära teha. Mis mul siin pakkuda on? Mul on siin MD3. Ja paar käes nagu nipsti. Ei loe ära seda. Nii. Sina saad kohe. Ma julgen seekord oma pusteri ära kasutada. Ma olen nii lähedal, aga see on ikka nii hirmus. Vaata, ma olen seda kasu. Sai vähemalt see puugi nagu päästetud. No, ma panen siis Rock 3-ga. Ma mõtlesin, et sa olid juba turbo olekus, et äkki sa pead turbot. Ei taha proovida? Oi. Milline enesekindlus? No, absoluutne, täielik enesekindlus. Me nüüd vaatasime, et meil on liiga hästi see seis, et me võtsime ühe korvi juurde. Et siin on võimalus ka OBS-e visata, et Olav tahab millegi pärast nagu kettaid ära võtta. Olav tahab alba millegi pärast. Ise unustasid kasti maha. Nüüd meil on need põletatud kettad on siin. Nii, mina sain parri, teised said... Parri? Olav sai parri. Mina sain parri. Okei, siis on Annelil on üks üle ja... Meil on parr. Olaviga täitsa viigis. Läheb siis see nii-öelda lahjemapoolne Firebird flatilt välja ja vastu seda, kui te näete... Esimest puud. Vastu seda heinapalli. Vastu heinapalli. Klikida kohe vasakule OBS-e. See on liiga hea.
natuke läks annukat peale. Oi, juba sobib. See on see Pro Kick Boost. Nii, Olav läheb sama kettaga, mis ketas see oli, ka Firebird. Ka Firebird ja võimalus on eksida esimesse puusse. Minu eeskäega on võimalusi rohkem. On rohkem võimalusi. Maha ja teise puusse. Ja nägin niimoodi on hea panna. Nii. Võimalus ka OB-sse visata. See vist on OB. Ma arvan, et see on safe äkki isegi. Mõtlesin ka, et ma lähen nagu kindla peale, et ma võtan oma sellise ülestabiilsema DD3 nagu igaks juhuks. Ja sinna Olavi kanti. Jah. See on selline so-so. Vaatame, siin on erinevaid ja huvitavaid asju. Ja meil on loomees. Loodame, et näeme ka täna noomeesi asja. Olav, kas sa lähed rannima? Ikka. Alati. Täna ma kõige parema putteri, kaugma putteri välja. Selle just ranni putteri. X-Caliberiga lähme. Tundub mõistlik otsus. See on sees ka. No, hea üritus oli see nagu juba lubas. Hakkangi X-Caliberiga puttini kaugelt. Kasutan midagi oma kotist ära nüüd, mis mul tundub nagu, et äkki ei lähe vaja. Ma võtan MD3. No, see oli ka juba üritus. Pool võitu. Ei olnud paha. Võtan oma viimase putteri, millega ma putin. Ei meeldi mulle praegu üldse. Ei viitsi suga rääkida rohkem väga küll, jah. No ma tõstan sisse siis. Ei oota, ma pean teise kätte võtma. Kasutan oma viimase putteri ära. Ja liima. Hästi. Üks rada veel. Kindel liidripositsioon on taas kord minu käes. Ilus pöördi oli. Aga ma kasutasin ära oma viimase putteri. Mul ainukene putterilaadne toode, mis mul nüüd kotis on piig. Ja siis mul on ka veel hästi ülestabiilne Gator. Aga kuna nüüd on selline 4-viske rada, mis oleks vaja taas kord 3-ga saada, et siin midagi endale alles jätta, siis vaatame, kuidas läheb. Mis siin on siis? Viimane rada? Viimane rada, tegemist on siis... Mul on 7 ketast. Isegi hästi, väga hästi. Kuidas sul nii palju on? Mul oli vist päris palju. 4, mul on 6 ketas. Oleks vaja leida ketas, millega visata ja millega ei läheks metsa. Ehk siis esimene plaan on saada lihtsalt mandost mööda ja siis vaatame edasi, mis saab. Eeskäega. Eestkäega. See on ideaalne vise. Täpselt seal tahad olla. Järgmine on meil Olav. Bottom stamp rate. Ma panen ikka täiega ja taguriga. Täiega ja taguriga. Kindla peale viskaid. Ehk siis kindla peale mandost mööda. Ta jälle kuulis, mis ma rääkisin. Aha. Oi, selline triloov ka veel. Ehk siis see on... Mõni on lihtsalt hea. Mõni on lihtsalt parem kui teine. Lähen selle PD2-ga nüüd. Aga see ei olnud üldse hea mõte. Minul selliseid pro-kikke pole nagu Olavile. Kõige vanem sunnitakse jälle tööle. Muidugi. Mulle meeldib vähemalt meie kott läheb Kuna- nagu kergemaks. Kuna ma ka hetkel olen kõige parem, siis nad peavad ju leidma mingeid vahendeid, kuidas väsitada ja kuidas mõjutada. Mul on seda ka välismaal mängimise kogemust nii palju rohkem Olavist. Olavi on ühe korra ainult Lätis käinud ja see oli ka siin samas lähedal. Ma ei mäleta, mis see eramaal rada on see. Lecha James. Ma lähen seda rollerit. Ma lähen oma Metal Fake MD5-ga. Siin ei tundu just väga mugav, aga noh. Äkki saab hakkama. Aga nagu näha, see ei õnnestunud. Et ärge tehke.
noh, 2 ketast on läinud. 2 ketast on läinud. Ja ega seal ei paista ka, et väga palju veel alles oleks tal neid. Mõned on. Kas midagi läks juba kotti tagasi või? Midagi läks Annelil sujuvalt kotti tagasi. Kus see pöörni ketas on? Sa ise ütlesid, et sa ei taha nii palju. No palun, mis vaade siit on? Väga hea. Super vaade. Mul on veel enigma järgi. Et äkki siit vahelt mingi enigma. Mul lähevad siin rajal kõik ette korra. Tundus möödas tegelikult juba. Tundus nagu väga hea juba. Ehk siis minu valikuks on ülistabiilne Gator, mis läheb välja suures annukas. Ta võitleb sellest välja. Suure tõenäosusega on vastu seda puidust asja, mis seal korvi all on. Kehvemal juhul võib-olla meeter sellest kõrval. Et tundub jälle lihtne vise olevat. Noh, 1,5 meetrit. Ehk siis kõik on plaanipärane. Olav on siin samas, minu kõrval täpselt. Aga kõik mängijad, kes Olavit nagu teavad paremini, siis see on temal selline tagantkäe maks distants. Ehk siis ta võtab siin esuri maks distants. Vanemad härrasmehed siin. Ja, sama kettaga proovib, aga kas tal ka see nurkade tabavus on nii hea või tabab ta siin puid meil rohkem? Ikka umbes sinna, kus mina, lihtsalt jäi lühikeseks. Selline hea kümps veel minna. Ehk siis... Mul destroyerid on ja ma saan nendega puutuda küll. Ma ei võin neid seal mitu tükki lasta jääda. Nüüd on see halb asi, et mul on üks putter järgi, et muidu ma ilmselt võtaksid mingi fore putteri. Aga oodake. Mul on MD. Kuidas sul läheb vahepeal? Mul läheb hästi. Pane siia juurde veits, sul siin on käes mingit üleliigset kaupa. Hoia. See oli kaunis. Hästi. See oli kaunis. Ma lähen ikkagi proovin ära panna selle. Millega sa lähed? Mu üks putter on alles veel. Ei ole küll. Kas ise jäid rahule? Jah. Üli hea heide oli. Ja siit ma nüüd pean ära puttima. Ja selleks on siis piig. Pro-piig. Hea poiss. 2 alla. Sa ei ole ees. Üldse ei ole ees. Hästi. Turin paugiga maha. Ei ole hullu selle raja kohta, ma arvan. Nii. Mis siin nüüd hakkab? Ei, no mul siit vaja panna veel lühike. Siit on jah, vaata, kast on siin otse taga. Ära siis üle närveeri. Leopard 3. Hea sees. Minul siis on 3 ketast. TDX, FT ja Firebird. 2 tessut ja krokk. Krokodill. Ma vaatasin, et mul jäi kasutamata 2 TDX-i. Et ma olin nende suhtes väga säästlik. Järgmiseks korraks. -2. Aga -2 ja nii nagu plaan oli, et ma Palju võidan. Annelil oli? Minul jäi 2 üle, ma võtsin viimase 2. Maien Barri. Tulevad uued mängud, uued Maien Barri väljakutsed. ja vaatame, kuidas läheb. Näeme. Väga rõõmus ei ole praegu, et pullile kavatsen siin, aga mis sa teed? Tuleb harjuda lihtsate asjadega.